Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel. Issand on üles läinud pasuna häälega. Mängige kiitust Jumalale, mängige kiitust. Mängige kiitust meie kuningale. Mängige kiitust. Sest Jumal on kogu ilmamaa kuningas, laulge temale kiituslaulu. Jumal on kuningas rahvaste üle, Jumal istub oma pühal aujärjel. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Issandas armastatud vennad ja õed, Kristuse taevaminemist-püha paluse mõtete aluseks me kuuleme Jumala püha sõna prohvet Jesaja raamatu 33. peatükist. Ja prohvet kirjutab nõnda. Issand on kõrge, sest ta elab kõrgel, temas täidab Sioni õiguse ja õiglusega. Tema on su aegade tagatis, abiküllus, tarkus ja tunnetus. Issanda kartus, see on Sioni rikkus. Aamen. Armsad sõbrad, taevaminemist-püha puhul teile südamlikud tervitused siit Saksamaa sinise taeva alt. Taevaminemist-püha tuletab meile meelde Jeesuse ülendamist kannatuste ja alanduste järel. See on püha, mil me austame Jumala suurust ja vägevust. Austame teda nende imetegude pärast, mida meie oma lihtsas inimlikus mõistuses isegi päriselt lõpuni aru saada ei suuda. Me tunnistame Jumala endast ülemaks. Tunnistame, et ta tõepoolest võib teha imesid. Võib kõige suurema masenduse ja ahastuse keskelt sütitada kõige suurema rõõmu. Just nii juhtus jüngritega, kes olid kõige selle võiks öelda tähelennu järel, mis neile osaks sai, olid nad ju lihtsad inimesed tulnud lihtsa elu juurest ja ühel hetkel saanud Jumala poja enda kaaskondlasteks, tema lähimateks usaldusalusteks. Kõige selle järel olid nad kaotanud oma juhi ja õpetaja ja ühes sellega küllap ka tubli tüki iseenesest. Endist elu ei olnud enam ja uus oli hirmutav. Kas saab üldse minna tagasi kord juba läbi lõigatu ja mahajäetu juurde? Kas saab ehitada uue silla ära põletatu asemele? Kui keegi teine künnab juba su põldu või kalastab su võrkudega, siis kuidas minna tagasi? Kuidas minna, kui sa ise oled ukse pauguga kinni löönud? Sest vaevalt, et nende meeste pered ja lähedased eriti hea pilguga sellele vaatasid. Et nad oma tööd ja tegemist kõrvale jättes läksid, võiks siis öelda tula peale. Kujutage nüüd ette, kui teie enda vend või isa või parim sõber jätab kõik sinna paika ja läheb mööda maad rändama. Lihtsalt niisama. Võib-olla pilli käeksutama, võib-olla luulet lugema, võib-olla nagu nipernaadi rändama ühest aidast teise, võib-olla kuulutama mingit sõnumit, mida te päris lõpuni ei mõista. Mida te võib-olla ei tahagi mõista, sest see on nii erinev, see sunnib nii palju järele mõtlema. See sunnib nii palju muutma iseeneses ja oma elus. Mida te ütleksite sellisele mehele? Hulluks läinud? Küllap vist. Eks iga prohvet on kunagi hulluks peetud. Ega üks, kes on eriline, kes on teistsugune, langeb põlguse ja pilgete ohvriks. Näeme seda igal ajastul, näeme seda tänapäevalgi. Kui keegi üritab kõike vana maha jätta,
jätta ja alustada tühjalt lehelt. Siis öeldakse, et keskea kriis, öeldakse, et ära pööranud, öeldakse, et päris puhta sassis omadega. Tavalised inimesed kleevivad silte, arstid panevad diagnoose, maailm põlastab ja irvitab, aga võib-olla ongi sellel uuesti alustajal tõsi taga. Nendel meestel igatahes oli, kes Jeesusega kaasas käisid, kes ei saanud selle eest suuri varandusi ega mõjuvõimu ega tähtsat auametit. Ei tulnud neile mingisuguseid hüvesid, hea kui kõhu täis said ja leidsid koha, kus magada. Ent siiski nad jätkasid. Need 12 ja hiljem juba ka terve hulk muid. Eks lumepall, kui ta mäest alla veereb, kogu ikka lund juurde ja muutu suuremaks. Ainult, et osa sellest lumest sulas ikka väga kiiresti, kui selgus, et Jeesus on võimukandjate meelest lihtsalt üks tõusik, esilepressi ja kurjategija, võib-olla natukene hullumeelne, kes teab. Siis oli küllap osa nendest samadest inimestest, kes ei olnud tema sõnumit korralikult läbi mõelnud, nende lööristi karjujate hulgas. Ja siis tuli see hetk, kui Jeesus oli surnud ja maha maetud. Sügavaim masendus, ahastus, peataolek. Ja siis ülestõusmise ime. Kas jõudsid need mehed nii kiiresti üldse millestki aru saada? Kui te ise saaksite kutsematustele, leinaksite juba ja siis selguks, et kutse oli hoopis kellelegi teisele mõeldud, lihtsalt pandud teie postkasti. Ma ei oska paremat näidet meie tavalisest elust tuua, sest meie tavalised inimesed ei tõuse iga päev surnust üles. Segadus, arusaamatus. Küllap mõeldi 10 korda uuesti läbi kõik see, mida Jeesus oli rääkinud iseenda ja Jumala kuningriigi kohta. Üritati leida vastuseid, mis toimub. Siis need kohtumised, ülestõusu nägemised. Ta tuli oma jüngrite juurde, rääkis nendega, lohutas neid, julgustas neid. Kas meie peame tõesti seda tööd jätkama? Ainult siis, kui sina meid juhid. Ja siis uus ilmajäämine. Tuleb lihtsalt üks suur pilv taevast ja viib su õnnistegija sinu juurest ära, just siis, kui sa oled rõõmustanud selle üle, et sa oled ta tagasi saanud. Jälle segadus. Kuidas loobuda sellest, mille tagasisaamise üle sa nii palju rõõmu oled tundnud? Kuidas võtta vastu see ülesanne, et sa pead nüüdsest peale kuulutama Jumala sõna, ilma et sa oleksid saanud kooliharidust, ilma et sa oleksid olnud eriliselt mõjukas kogukonna liige. Mitte sellise äravalituna vallavanemana või mõne tähtsa firma direktori kohal istudes, prominendina, poliitikuna, sellena, keda kõik kuulavad, või nüüdsel ajal siis YouTuberina, arvamusliidrina, suunamudijana, mis need sõnad kõik on. Mitte sellisena, vaid lihtsa inimesena, keda teinekord isegi tema enda perekond ei viitsi lõpuni kuulata.
kellele lapsed hauguvad vastu, abikaasa ütleb seda ja teist, kui tülli minnakse. Ämm sõimab, kui on tige või lihtsalt mossitab, kui parasjagu heal jalal ollakse. Oma õde või vend peab kah vähe imelikuks. Naabrid, no need nagunii, nendel on öelda üht koma teist. Kuidas sellise inimesena minna ja kuulutada? Kuidas minna ja rääkida Jumalast, kui see on seni olnud sinu enda isiklik eraasi? Kuidas rääkida sellest ülestõusnud Kristusest, keda sa tänapäeva inimese seisukohalt silmaga ei ole näinud ega käega katsunud? Jah, pane oma käsi minu haava sisse, siis sa usud. Võib-olla tõesti, kui selline võimalus oleks olemas. Aga kui ei ole silmaga nähtavat ja käega katsutavat, on üksnes see, mis on kirjas piibliraamatus. Kuidas siis uskuda? Kas me peame nägema kõike seda, mida me usume? Kas me näeme kõike siin maailmas, saame kõike katsuda? Kas sa usud, et Himaalaja on olemas, kui sa seal kunagi käinud ei ole? Või Vabaduse sammas või pingviinid, kui sa pole neid kusagil isegi mitte loomaaias näinud? Või et kunagi elas selline inimene nagu ema Teresa, kui sa teda isiklikult kunagi kohanud pole? Selliseid asju me usume. Miks on siis nii raske uskuda Jumala imedesse? Miks on nii raske uskuda taeva minemise imesse ja sellesse, et see taevas on meile kõigile avatud? See on samamoodi asi, mida me ei ole ise oma silmaga näinud, ise oma käega katsunud, et mida me siiski südames võime uskuda. Sest on nende teiste tunnistused, kes nägid seda pealt. Või kui keegi, kes on sulle lähedane, sinu isa või ema või õde, ütleb sulle, et miski asi on nii. Kas sa siis usud? Aga kui sinu taevane isa sõsistab su südames, usu minusse ja sulle on kingitud igavene elu, miks siis seda on raskem uskuda? Miks on kergem uskuda seda, kui naabrimees ütleb, et Eesti võidab sel aastal Eurovisiooni, kui seda, et Jumal sind armastab? Ja kui sa ütled nüüd, et sa tunned oma naabrimeest ja tead, et ta on tark mees, siis tegelikult otsid sa iseenesele vabandust, sest ka Jumalat on võimalik tunda. Tuleb lihtsalt ennast talle avada ja ta teeb ennast sulle tuttavaks. Jah, ta ei tule uksele koputama või visiitkaarte saatma. Ta tuleb su südamesse. Lihtsalt tuleb, kui sa selle talle avad. Ja kui sa sinna sisse sügavale iseendasse vaatad, siis on ta seal ja ootab sind. Seesama ülestõusnud Kristus, kes võeti pilvel taevasse. Seesama issand, kes on kõrge, kes elab kõrgel, kes täidab su õiguse ja õiglusega. Seesama issand, kes on aegade tagatis, abiküllus, tarkus ja tunnetus. Nii palju head ja ilusat, mida prohveti sõna meile lubab. Nii palju julgustavaid, toetavaid, kinnitavaid lubadusi. Meie tänane psalm kutsub meid üles Jumalale kiitust mängima. Korduvalt ja korduvalt mainitseb ta meid seda tegema. Kiitma Jumalat. Kui kergesti me palume Jumalalt siis, kui me oleme hädas, kui me oleme hingeahastuses.
Tean mitmeid inimesi, kes on sellisel puhul kirikusse tulnud, palunud ja küllap saanud oma palvele ka vastuse. Kui see vastus on olnud neile meelepärane, siis on nad mõnda aega kirikus käinudki. Kui see vastus ei ole olnud nende soovidega kooskõlas, siis on nad üsna kergelt ja kiirelt öelnud, et Jumal ei kuule nende palveid. Kui mina emana tahaksin vastata kõigile neile palvetele, mida lapsed mulle esitavad, siis ei oleks küllap miljonär olemisestki küllalt, vaid peaks olema miljardär. Tööd ei saaks üldse teha, sest 24 tundi ööpäevas peaks kuulama kõikvõimalikke palveid ja neile vastama. Kas meie taevane isa on sooviautomaat? Kas ta on mingi lakei, keda me võime sõrmenipsuga enda juurde kutsuda, kui me ei viitsi isa saapa paela kinni siduda? Või on ikkagi nii, et tema kui meie lapsevanem otsustab, mida me tegelikult vajame ja mis teeb meile head? Jah, maine elu on hädaorg ja täis kannatusi. Aga kui me ei usu sellesse, et Jumal oma lõputus armastuses on meie peale halastanud ja kinkinud meile võimaluse selleks uueks ja paremaks alguseks teisel pool igaviku piiri, siis ongi see maine elu ainus, mis meil on. See hädaorg, see viletsus, see ahastus, see päevast päeva vaevlemine, kuidas tulla ots otsaga kokku, kuidas saada hakkama kõigi inimsuhetega, kõigi probleemidega, mida meil tuleb lahendada, kuidas valida õige poliitik järjekordsesse auametisse, kuidas lapsed panna õigesse kooli, et neist saaks edukad inimesed, kuidas valida tööpakkumiste hulgast just see, mis kõige rohkem raha kõige vähema vaevaga kätte annaks. Kas me tahame, et meie elu olekski üksnes see? Kas me oleme selles maises hädaorus nii õnnelikud, nii rahul, et me tahame, et see jääks ainsaks? Või tahame me, et oleks veel midagi? Midagi tähtsamat, midagi suuremat, midagi paremat. Et oleks midagi, millel oleks kestev väärtus. Midagi, mille rikkumise või nässu keeramise pärast meie ise ei pea muretsema. Mida me ei saa valede valikutega nässu keerata, juhul kui me oleme juba korra teinud selle õige valiku, võtta vastu Jumal oma ellu. See üks ainus otsus. Uskuda sellesse issandasse, kes on kõrge, kes elab kõrgel, kes täidab siiani õiguse ja õiglusega. Üks ainus valik. Ja me ei pea rohkemate valikute pärast enam muretsema. Me ei pea kartma, et me kuidagi rikume ära või määrime seda ilusat ja püha, mida meil on lubatud. Me ei pea kartma oma inimlikke eksitusi, sest me teame, et issand on need lepitanud. Et ta on oma enese vere hinnaga ostnud meile andeks andmise. Et meil on koht selles imelises Jumala riigis. Sellepärast, et tema on meid armastanud. Armastanud meid, keda võib-olla keegi teine ei armasta. Armastanud meid ka siis, kui me isegi ei suuda ennast armastada. Võidelnud meie eest, surnud meie eest, üles tõusnud meie eest, taevasse läinud meie eest. Ja täidab meid õiguse ja õiglusega. Aamen. Ja me palvetame. Aga issand, nii nagu sina oled läinud taevasse,
meie täname sind selle ime eest ja ootame, et sa taas tuleksid viima ka meid sellesse õndsusesse, mille sina oled meile valmistanud. Meie paneme oma usu ja lootuse sinu peale ja meie palume, armasta meid ikka, armasta meid ikka, armasta meid ikka, kui me ka oleme ekslikud ja küündimatud. Luba meil oma südames võtta vastu sind, meie elu issandaks. Luba meil avada ennast sinu tarkusele, sinu ülevusele. Luba meil saada osa sinu armust, et sa ühel päeval võtaksid meid vastu oma kuningriiki, oma taevasesse rahusse, kui meie maised rahutuse ajad kord möödas on. Issand, me usaldame ennast sinu hoolde, me anname ennast jäägitult sinu armu kätesse. Me palume, juhata meid, õpeta meid. Ava meie suud ja südamed kiitma sind. Mängima sulle kiitust, nagu laulik on meid üles kutsunud. Hüüdma sinu nime headel ja halbadel aegadel. Suuga ja südamega. Otsima juhatust ja abi sinu juurest, otsima sinu rahu, avama ennast sinu armastusele. Issand, me palume sind, saada meile rahu, saada meile julgust, õpeta meid usaldama. Ja sinu enese õpetatud sõnadega meie palume. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Issandas armastatud vennad ja õed, ma tänan teid südamest, et te veetsite meiega koos selle tänase taevaminemist-püha palvehetke. Ja me soovime õnnistatud nädala jätku teile kõigile. Me kohtume teiega taas meie beebipalvusel ja õpetaja Alla Ihasalu siis vaheldumisi meiega üle nädala Harla kirikus. Soovime kõigest südamest õnnistust ja rahu. Kiriku teated on üleval meie Facebooki kodulehel. 12. mail on siis emadepäeva veebipalvus. 18. nelipüha eelõhtu vigiilia ja 19. mail armulauaga nelipüha jumalateenistus Harla kirikus. Ja sealt edasi vastavalt kirikuteadetele. Olge väga hoitud. Aitäh!